Kui laev upub, ootavad 4 lõksus sukeldujat seda ühte hetke, mis annab neile ainsa võimaluse ellu jääda. Kui rõhk ühtlustub, avaneb uks järsku. 3 sukeldujat võitlevad end läbi vee ja ujuvad pinnale. Brian Shepherd on 44-aastane. Ta sündis Birminghamis, Ühendkuningriigis, kuid kolis Austraaliasse, et nautida soojemat kliimat ja eriti soojemat vett. Brian on kutseline sukelduja, nii et on kodust eemal üle kuu korraga, töötades naftatorusid paigaldaval pargasel nimega TB29. TB tähendab Derrick Barge'i ehk ujuplatvormi, millel ei ole oma liikumisjõudu nagu laeval. Parv peab tukinema puksiirile, mis teda ringi lükkab ja tõmbab, et ta õigesse asendisse viia. Derrick on tugistruktuur, mis on ehitatud vertikaalselt või nurga all, et toetada naftaplatvormi tööd. See konkreetne Derrick-pargas kasutatakse torude laskmiseks ookeani, et rajada torujuhe, mille kaudu nafta pumbatakse puuraugust täitejaama, kus laevad saavad kai äärde tulla ja lasti peale võtta. Brian on saturatsiooni sukelduja, mis tähendab, et ta veedab umbes 28 päeva surve all, et tema ja ta meeskonnakaaslased saaksid torustiku merepõhjaga ühendada. Aga selle asemel, et sukelduda alla, ühendada toru ja siis pinnale tagasi tulla ning nendest sügavustest dekomprimeerida. Pärast iga sukeldumist tulevad Brian ja tema meeskond sukeldumiskellaga pargase tekile, mis on sama rõhu all kui merepõhjas. See tähendab, et nad ei pea dekomprimeerima enne, kui nende 28 päeva pikkune töövahetus on läbi. TB29 on lameda põhjaga pargas, mis kuulub ettevõttele nimega McDermott, kes on sisuliselt insenerifirma. Nad saavad suuri naftafirmasid lepinguid, et paigaldada infrastruktuuri, mis hakkab mere põhja alt naftat välja pumpama. Algselt tegutsesid nad Mehhiko lahes ja hiljem Aasias. Oma eluja jooksul muudeti TB29 koos 2 sõsarpargasega TB27 ja TB28 torupaigalduspargasest kraanapargaseks. See tähendab, et see alustas oma elu lameda laevana ja sellele paigaldati hiljem 3000 tonnine kraana. Kraana võimaldas baršil toru vertikaalselt läbi barši keskosa alla lasta, mis pakkus alternatiivset meetodit torude ühendamiseks ja nende ookeani laskmiseks. Keegi, kes töötas TB27 peal, teatas, et barž tundus ülaosast raske ja ühel hirmuärataval korral, kui barž oli tuulele külje pealt, kõikus see lainetel nii tugevalt, et ta arvas, et see läheb ümber ja upub. Oma eluja jooksul oli TB29-l mõned napid pääsemised. 1986 aastal töötas see Taiwani väinas, kui silmapiirile ilmus taifuun Tseke. Kapten Billy põgenes sadamasse varju, tegi seda uuesti ka taifuun Nvoon ajal. Aga kui taifuun Abby läbi tuli, oli kapten Billy Young väsinud jooksmisest ja väärtusliku tööaja kaotamisest. Nii et ta otsustas seekord paigale jääda. TB29 lahkus naftaplatvormilt, olles puksiir Smith Lloyd 108 järel, kui taifuun lähenes. Ja kuna ankrute ülesvõtmiseks polnud aega, lasi meeskond trossid välja ja üritas tormile vastu pidada, liikudes läände. Mitmed McDermotti Cheromaki puksiirid olid juba lahkunud. Taifuuni ajal purunes pukseerimisrakend 2 korda ja kuigi SL-108 ühendas selle esimesel korral uuesti, juhtus teine katkemine nii Taiwani ranniku lähedal, et Hollandi kapten pidi pargast loobuma. TB29 ületas liivamadaliku ja jooksis madalale mudasele rannale, jäädes napilt lähedal asuvatest kaljustest eemale. 2 päeva hiljem tulid Cheromaki puksiirid tagasi, et proovida TB29 uuesti vette saada. Aga üks neist läks liiga madalasse vette, lõhkus oma tüürilaba ja ahtritala, sai üle ujutatud ning jäi samuti kinni. See muutis kogu olukorra kohaliku rahva jaoks tõeliseks vaatemänguks. 3 päeva pärast madalikule jäämist, viimasel korralikul kõrgveel selle kuu jooksul, suutis SL-108 lõpuks TB29 vabaks vedada. See viidi Taichungi kiireks remondiks ja saadeti kohe tagasi tööle ilma korraliku kere ülevaatuse või tugevuskontrollita. See otsus merele jääda tõi TB29 kaptenile hüüdnime Typhoon Billy. TB29 pardal olev küllastussukeldumissüsteemil puudub hüperbaariline evakuatsioonisüsteem
Ja tol korral oli sukeldumise juhatajal ettenägelikkust oma meeskond õigel ajal dekomprimeerida, enne kui taifuun tabas. Hüperbaariline evakuatsioonisüsteem on eraldatav päästepaat, mis võib parve uppumise korral vabalt pinnale jääda ja säilitada sees olevate sukeldujate jaoks töörõhu. See võimaldaks neil dekompressiooni lõpuni viia kambris sees ja vabalt pinnale jääda isegi siis, kui parv nende all upub. Aga sellest polnud midagi kasu, sest neil polnud seda niikuinii ja õnneks polnud neil seda tol korral ka vaja. Pärast selle ülesande täitmist saadeti DB-29 remonti Singapuri ja sealt edasi uuele ülesandele Austraaliasse. Aga Austraalia klient keeldus DB-29 vastu võtmast, kui McDermott ei paigalda sellele hüperbaarset evakuatsioonisüsteemi. Vastumeelselt nad tegidki seda ja nii veetis DB-29 järgmised paar aastat torusid paigaldades Austraalia vetes. Liigume kiiresti aastasse 1991 ja Pargas lahkub Austraaliast ning suundub hoolduseks tagasi Singapuri. Selle tavapärase hoolduse käigus otsustavad McDermott ja Typhoon Billy eemaldada hüperbaarse evakuatsioonisüsteemi, et vabastada tekil rohkem ruumi torude jaoks ning jätavad selle Singapuri. Pärast tavapärast hooldust alustab see tööd Lõuna-Hiina merel koos 195 liikmelise meeskonnaga, kuhu kuuluvad ka 4 saturatsioonissukeldujat: John Lyons, Steve Hardy, Terry Dennison ja Brian Shepard. Elu pardal on üsna argine. Saturatsioonissukeldujad John, Steve, Terry ja Brian vahetavad oma vahetusi. Nende tööks on torude kinnitamine ja nende fikseerimine torujuhtme trassil 110 meetri sügavusel veepinnast. Kui üks toruosa on paigaldatud, kordavad nad protsessi. 2 sukeldujat sisenevad sukeldumiskella, laskuvad 110 meetri sügavusele ja asuvad tööle. Kõigepealt läheb üks sukelduja suhteliselt rahulikku vette, samal ajal kui teine jääb sukeldumiskella, et pakkuda tuge. Mõne tunni pärast vahetavad sukeldujad rolle. Meretemperatuurid jäävad vahemikku 26 kuni 32 kraadi Celsiuse järgi. See on üks selle töö eeliseid. Nad ei pea töötama Põhjamere naftaplatvormide jäises külmas. Pärast oma vahetust sulgevad nad sukeldumiskella ja pargase. Terrik tõstuk tõstab nad 110 meetri kõrgusele tagasi tekile. Näed kinnitavad end uuesti teki peal asuva eluruumi külge ja jätkavad oma igapäevaelu, mis koosneb peamiselt magamisest, lugemisest ja kolleegidega ühise söögi jagamisest. Nad elavad survestatud eluruumis, mis on sukeldumiskamber koos naride, tualeti ja lauaga, kus saab istuda, süüa ning võib-olla teiste sukeldujatega kaarte mängida. Kuu aega selles survekapslis kinni olemine on enamasti tavaline ja igav, kuid just sel aastaajal lisab elevust ka mõte taifuunidest. Taifuunid Lõuna-Hiina meres esinevad enamasti juulist septembrini. 13. augustil täpselt taifuunide hooaja haripunktis antakse häire taifuun Fredist. Sukeldujatele öeldakse, et Fred on piirkonnas, kuid ei liigu nende suunas. Typhoon Billy, pargase kapteen, kutsub sukeldujad 110 meetri sügavuselt üles ja annab käsu pargi valmisolekuks lahkumiseks. Mul pole kahtlustki, et Brianil hakkavad peas erinevad stsenaariumid jooksma. Enamik sukeldujaid mõtleb peas läbi erinevaid stsenaariume, eriti kui neil on aega parajaks teha. Aga enamik neist stsenaariumitest ei lähe kunagi täide ning taifuun möödub enamasti vaid tugeva tuule ja rahutute meredega. Üks tõenäolisemaid stsenaariumeid, mis Briani peas keerleb, on see, et sukeldumisjuht otsustab sukeldujad dekomprimeerida, et kui taifuun peaks nende poole tulema, ei jääks nad kambrisse selle saabudes. Ja just nii lähebki. Puhtalt ennetava meetmena otsustab sukeldumisjuht sukeldujad dekomprimeerida. Nende töö sügavus, mis on üle 100 meetri, tähendab, et täielikuks dekompressiooniks kulub neil umbes 4 päeva. Kuid on olemas ka mõned eksperimentaalsed kiirdekompressioonitabelid ja nüüd tekib teatav kiireloomulisus, kui sukeldumisjuht kambrist väljas teatab sukeldujatele, et just seda nad kavatsevadki teha. Kambris sees on Brian, Terry, Steve ja John väliste jõudude meelevallas. Kui taifuun nende peale tuleb, jäävad nad kambrisse lõksu. Kui sukeldumisjuht otsustab neid dekomprimeerida, siis nii ka juhtub. Kui pargase juhtkond otsustab, et hüperbaariline evakuatsioonisüsteem tuleb laevalt eemaldada, siis pole neil mingit kontrolli.
Muidugi saavad nad tõenäoliselt mõnda neist asjadest arutada, kuid lõpuks on nende elu kellegi teise kätes. Nii et kui sukeldumisjuht ütleb neile, et nad alustavad dekompressiooni, sest Typhoon Fred on tulekul ja nad tuleb kiiresti välja saada, siis hakkavad sukeldujate peas küsimused ja stsenaariumid tõenäoliselt kiiresti kuhjuma. Tegelikult jõuab Typhoon Fred nendeni 48 tunni pärast. Sukelduusad hakkavad valmistuma karmiks ilmaks. Kõigepealt võtavad nad süüa, et oleks energiat tormise merega toime tulla. Nad võtavad varu, sest kui meri muutub tormiseks, ei saa nad enam varusid täiendada. Seejärel panevad nad kõik oma asjad ära ja kinnitavad kõik, mis pole kinni kruvitud, et see ei hakkaks ringi lendama ega kedagi vigastaks. Siis püüavad nad lõõgastuda ja loodavad, et Fred läheb neist mööda ilma vahejuhtumiteta. Briti sukeldujate seas selles soojas meres käib pidev nali, et asi võiks hullem olla. Nad võiksid kõik Põhjameres tagumikku külmetada. Parvel puudub oma jõuallikas. Seega toob puksiirikapten Robert Swart oma tabava nimega puksiiri Typhoon kõrvale ja pukseerib 128 meetri pikkuse parve TB29 eemale Typhooni prognoositavast trajektoorist. Fredi eest, mis liigub umbes 2 sõlmega. Jällegi üritab Typhoon Billy Typhooni eest ära põgeneda. 14. augustil kulgeb sukelduja dekompressioon, kuid võidujooks käib. Juhtub üks kahest asjast. Nad võivad jõuda Fredist ette piisavalt kauaks, et täielikult dekompresseeruda, jõuab Fred neile enne dekompressiooni lõppu järele. See on natuke nagu rongiõnnetuse vaatamine aegluubis. Tuul tugevneb ja lained muutuvad suuremaks. Dekompresseerimine võtab päevi, kuna Typhoon Fred kogub jõudu. 15. augustil 2 päeva pärast dekompresseerimise algust valitseb parvel rahutus. 20 tonnist terasest ankrupoid pääsevad tekil lahti ja purustavad luugi ümbruse plangud, mis viivad parve magestusseadmeni. Kostab metalli kriipiv heli, kui luuk rebeneb lahti ja merevesi voolab sisse. Esimene mehaanik tormab pumbaruumi, mis asub soolavee eemaldamise ruumi kõrval ja üritab keevitada põrandaplaate ukse ette, kuid veesurve on liiga tugev. Ta avab reaktiivpumba ventiilid ja paks veejuga paiskub üle parda nagu tuletõrjevoolikust, kuid vesi tõuseb ikka tema põlvedeni. Kui vesi jõuab reaktiivpumba õhuvõtuavadesse, lakkab süsteem töötamast ja pargas hakkab uppuma. Et katastroofi edasi lükata, jätab insener reaktiivpumba tööle ja eraldab 2 ruumi veetiheda ukse taha. Ta ütleb peainsenerile, et ei usu, et nad suudavad alust päästa. Laev on ületanud ümbermineku ohutu piiri. Kreen on üle 18 kraadi. Mehed jooksevad läbi pargase, sulgedes veetihedaid uksi, lootes säilitada piisavalt ujuvust, et takistada selle ümberminekut. Nad lõikavad päästeparved lahti just siis, kui puksiiritross katkeb, jättes pargase lainetele külgepidi ette. Ilma edasiliikumiseta jäävad alused sageli lainete rullumisse kinni. Alus kõigub aeglaselt ja mehed karjuvad. Hüppa, hüppa! Kehasiid ja päästeparvi paiskub üle teki. Kraana rebeneb lahti ja purustab elektriku. Siis tõuseb tekk järsult ja paiskab ühe mehe 45 meetri kaugusele üle teki otse merre. Ta tõuseb pinnale ja ahmib õhku diisli ja vee segus. Tema ümber triivivad meres päästevestides kehad. Ta märkab kummuli päästeparve ja ujub selle poole. 2 filipiinlasest meeskonnaliiget tõmbavad ta pardale. Cambris on sukeldujad eraldatud pargasel olevatest inimestest, kuid olen kindel, et nad tunnevad, et tuul on tugevamaks läinud. Enamik meremehi suudab aru saada, kui laev, millel nad on, ei istu vees päris õigesti. Ja ma mõtlen, kas sukeldujad võisid tunda, et pargas hakkas küljele kalduma, mis juhtub siis, kui paat võtab vett sisse ja vajub ühele poole. Kui sukeldujad vaataksid oma illuminaatorist välja, näeksid nad tõenäoliselt tekil rohkem inimesi ja nende nägudel oleks teatav mure. Meremehed tulevad tormise merega tekile, seljas ergoranžid päästevestid, sest nad ei taha jääda teki alla lõksu, kui pargas peaks uppuma. Keegi ei taha olla väikeses kajutis luku taga ja merepõhja kaasa tõmmatud saada. Sukeldumiskambris olevate sukeldujate jaoks on luuk ainus, mis seisab elu ja surma vahel. Kõik nad kirjutavad oma lähedastele kirju, mille panevad oma sukeldumisülikondade taskusse, et need oleksid alati kaasas.
lained hakkavad tekki üle uhtuma, kui pargas vees madalamale vajub. Sukeldujad on endiselt rõhu all, mis vastab 20 meetri sügavusele vee all. See tähendab, et nad on endiselt dekompressioonis. Nad on jõudnud rõhust, mis vastab 100 meetri sügavusele, kuni rõhuni, mis vastab 20 meetri sügavusele. Aga kambris sees on see ikkagi 3 korda suurem rõhk kui pinnal. Rõhk kambris hoiab luugi suletuna. Nad ei suudaks luuki avada isegi siis, kui kõik 4 prooviksid seda koos lahti tõmmata. Ainus viis, kuidas luuk avaneb, on see, kui kambris sees olev rõhk on võrdne välise rõhuga. Tagaosa on vee all ja tekil valitseb paanika. Keegi ei pööra sukeldujatele tähelepanu, igaüks hoolitseb enda eest. Pargas hakkab vee alla vajuma. Taifuun jõudis kohale mitu tundi varem, kui selle liikumistee põhjal ennustati. Sukeldujad on ohtlikus olukorras. Kui pargas upub ja jõuab 20 meetri sügavusele, avaneb luuk. Siin on rõhugradient. Väiksemal kui 20 meetri sügavusel on kambri sees rõhk suurem kui väljas, mis hoiab luugi suletuna. 20 meetri sügavusel on kambri sees olev rõhk võrdne kambri välise rõhuga ja laskumisel rõhugradient muutub. Kui sügavus on üle 20 meetri, on välisrõhk suurem kui kambri sees. Kui need jõuavad õigele sügavusele, avab välisrõhk kambri luugi automaatselt. Niipea kui see juhtub, hakkab vesi kambrisse voolama. Ja mis veel hullem, kui pargas vajub, läheb see kummuli. See pöördub täiesti ümber. Ma ei tea täpselt, mis nende sukeldujatega juhtus, aga ma tean, et nad olid elus, kui alus põhja vajus. Mingil hetkel, võib-olla siis, kui alus ümber läheb, saab Brian jalga haava. Saturatsioonikambrite sees ei ole lukustusmehhanismi, nii et nad ei saa end seestpoolt lukustada. Mingil hetkel luuk avaneb. Sel hetkel hakkab vesi kas aeglaselt tõusma, kui nad lähevad sügavamale, või tulvab sisse, kui luuk on suunatud pinnale. Me teame, et vähemalt üks sukelduja jääb kambrisse ja sureb aeglaselt, kui hapnik saab otsa. Seega võime eeldada, et kamber ei täitu kiiresti veega. Kui sukeldujad jäävad kambrisse, hingavad nad kõik väikesest õhutaskust, mis vahetab kiiresti hapliku süsihappegaasi vastu. Ma eeldan, et nad hakkavad oma võimalusi kaaluma. Kambrisse jäämine tähendab peaaegu kindlat surma. Päästesukeldujate meeskond peaks nad leidma väga lühikese aja jooksul. See on väga ebatõenäoline, arvestades tormi, mis nende kohal möllab. Nende teine võimalus on proovida pinnale ujuda. Nad ei ole täielikult dekomprimeerunud, seega saavad nad dekompressioonitõve. Võib-olla nad jääksid ellu, aga nad oleksid tugevas valus, kui nad üldse suudaksid pinnal ujuda, mis on väga ebatõenäoline. Nad peaksid kõigepealt ujuma ümber takistuste kummuli tekil ja siis jõudma kogu tee pinnale. Ja kui nad jõuavad pinnale, siis on seal ikka veel möllav torm ja on ebatõenäoline, et pinnalt päästed nad leiavad. Kõik võimalused on nende vastu. Ülejäänud 191 pardal oleva meremehe õudus on nende jaoks praegu tagaplaanil, sest nemad võitlevad oma elu eest. Kui veesurve jõuab kambris oleva rõhuga samale tasemele, avaneb luuk ja vesi hakkab kambrit aeglaselt täitma. Steve, Terry ja John üritavad välja ujuda. Ma ei tea, kas nad ujuvad välja vees olles või ootavad, kuni pargas jõuab ookeani põhja. Buksiiri sillal saadab kapten Svart hädasignaali kohe, kui näeb mehi vette hüppamas. Kell 9.08 saab ta ühenduse Canberra merepäästekeskusega ja teatab neile, et pargla on ümber läinud ning üle 100 mehe on vees. Antakse käsk Hongkongist helikopterid õhku tõsta ja Briti väed võitlevad tormi läbi, et jõuda õnnetuspaika. Esmalt jõuab kohale fikseeritud tiivaga lennuk ja näeb vaid pargla kiilu lainete kohal. Prahti ja parveid on laiali miilide kaupa üle ookeani. Buksiiri meeskond tõmbab mehi veest välja. Hiina laev Ming Plenty jääb kohale märgiks ja Nõukogude kaubalaev Ulan Uda võtab ellujäänud pardale. Kuninglike õhujõudude vintsimees laskub helikopterist 20 meetri kõrguselt möllavasse lainetusse. Ta võitleb tuulega, kuni jõuab päästeparves olevate 8 meheni.
Ta tõstab korraga 3 meest 3-kordse rakmetega üles, kuni kõik mehed on turvaliselt päästetud. Järgnenud päevadel päästeti kokku 173 meeskonnaliiget. 22 inimest hukkus, sealhulgas Typhoon Billy ja 3 raadiooperaatorit, kes jäid oma postile. Kõik 4 sukeldujat hukkusid. 3, kes ujusid vabaks, uppusid ja nende kehad leiti pinnalt. Surnud keha lahkamine näitas, et nende organismis ei olnud piisavalt gaasimulle, et põhjustada tõsist dekompressioonitõbe. Kui nad oleksid jõudnud pinnale, oleksid nad võib-olla ellu jäänud. Küllastussukeldujad tõid umbes 2 kuud hiljem pinnale Brian Shepardi surnukeha. Sukelduja otsus proovida vabalt välja ujuda oli õige. See oli suurima ellujäämisvõimalusega otsus. Briani lahkamine näitas, et ta suri lämbumise tagajärjel, mis tähendab, et ta viibis kambris õhumullis seni, kuni mullis sai hapnik otsa ja ta lämbus. Lõppkokkuvõttes määras see, kummal pool luuki nad olid, ainult selle, kuidas nad surid. Aga nende 4 sukelduja saatus oli juba kambris otsustatud. Meie uusimad katastroofivideod saad vaadata, kui klikid nüüd ekraanil olevale lingile.